Nii, tänane teema on juba tuttav. Et pimeda ajal sõiduki juhtimine ja ütelge mulle, et kuidas tuleb juhtida sõidukit pimedal ajal, et mida teie tunnete sellest, et millised tuled peavad olema sisse lülitatud, kuidas tuleb sõita, mida tuleb arvestada. Kas on üldse raskem sõita siis, kui on pime või on sama nagu valgel ajal? Ei ole sama nagu valgel ajal. Ei ole sama nagu valgel ajal. Tak, miks pärast? Sest, et põhimõtteliselt õues on ju pime ja kõik ei ole enam nii hästi nähtav. Ja põhimõtteliselt see ongi. Nii, ja vastuliikujad ka pimestavad, jah? Just. Ja alati tahaks vaadata vastuliikuva sõidukit sõidutulesid. Ja peale seda ei näe mitte midagi, jah? Kuskil paar sekundit. Nii, et kuidagi silmad automaatselt liiguvad sinna, kus on tuled. Ja miks pärast nad liiguvad sinna, kus on hästi valgustatud koht? Sellepärast, et ta nagu silm reageerib ju valguse peale esimesena. Nii, et reageerib valguse peale koheselt ja pärast, kui aju ütleb, et ei tohi sinna vaadata, aga nüüd on juba hilja, neid jänkukesed on seal silma sees, jooksvad, jah? Nii, okei, aga millised tuled tuleb kasutada sõidu ajal? No kui vist 300 meetri raadiuses või natuke rohkem ei ole autosid ligidal, et siis vist kaugtuled on ju, aga nii-öelda asulavälisel teel. Ja aga linnas ju ikkagi tavatuled, et ma ei tea, kas need ei ole päevatuled vist ka, aga tavatuled siis. Lähituled. Sa arvad, et päevatuled valgel ajal või pimedal ajal? Ma mõtlen asula sees, linnas, sa ei kasuta kaugtulesid, ma ei tea, kuidas nimetatakse tavatulesid, kui sa õhtuti paned lihtsalt, nad ei ole nagu need kõige suuremad, aga nad ei ole ka need kõige väiksemad nagu udutuled või mis iganes. Tavaliselt lihtsalt, ma ei tea, kuidas öelda selle kohta, kas see on lähituled või mis see on? No, lähituled on valgustavad teed lähedal ja kaugtuled on kaugel. Okei, no ma saan aru, ja nii, edasi. Kuidas te arvate, millised tuled üldse peavad olema sisse lülitatud sõidukile liikumise ajal, sõidu ajal? Gabariidituled. Gabariidituled. Oi, juhuslikult. Gabariidituled, millised veel? No, lähituled, jah. Et tagumist numbri tuleb valgustada? Jah, tuleb. Ja seda ka. No, las ta olla, tavalt vaatame. Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähituled, ääretuled ja numbrituled. Ja haagisel peavad sõidu ajal põlema ääri- ja numbrituled. Siiamaani kõik on selge, ise pakkusite ka seda, jah? Selge. Nii, kuidas te arvate, millised tuled on praegu sõidukil sisse lülitatud? Olete neid näinud? Ikka oleme näinud, jah. Tak, ja neid tuled on nimetatakse päevatuled. Päevatuled. Et nemad ei valgusta teed ja nemad teevad sõiduki nähtavamaks. Et valgel ajal. Et siis, kui teil on sisse lülitatud päevatuled, siis sõiduki taga ei põle mitte ühtegi tuli. Nii. Kuidas te arvate, kas neid võib kasutada sõites pimeda ajal?
üksinda ei. Ei tohi, sellepärast, et nemad üks asi, et ei valgusta teed, aga teine asi, et sõiduki tagant mitte ühtegi tuli ei põle. Aga millised tuled peavad sõiduki taga põlema? Nii, mäletate? No, ütelge vähemalt värvi. Mis värvi tuled on sõiduki taga? Punased. Punased, täpselt nii ja neid nimetavad ääretuled või gabariittuled, jah? Ääretuled. Nemad näitavad sõiduki gabariidid ja siis tagumise numbri valgustuli peab ka põlema. Okei, nüüd vaadake palun seda pilti, et milline tuli on praegu, millised tuled praegu põlevad sõidukid. Alumised siuksed tugevad laternid. Bemmi juhid armastavad neid. Udutulesid, jah? Nii, aga kuidas te arvate, kas neid võib kasutada sõites pimeda ajal? No lisana võib ju. Lisana, et näiteks halva nähtavuse korral neid võib kasutada lähituledega koos, jah? Ma arvan, et niimoodi. Ahaa, nii, aga vaadake palun, kas sõidukil on gabariittuled ka põlevad või ei ole? Ei põle. Oota. Vot sellised, vaata, väiksed ülemised, see on gabariittuled. Vaata, siin on suured laternid, kaugtuled, lähituled ja gabariittuled. Nemad näitavad sõiduki gabariittuled. Sõiduki all on siis esiudutuled. Nii, ja vaadake, et seaduse järgi esiudutuled võib kasutada lähituledega koos halva nähtavuse korral või lähitulede asemel, kujutage ette. Siis põhimõtteliselt, kui te kasutate ainult esiudutuled lähitulede asemel, et politsei isegi ei võib trahvi teha, kuna seaduse järgi kõik on õige. Aga kuidas te arvate, et kui palju esiudutuled valgustavad sõiduteed? Et vaadake, nemad on suunatud alla. No umbes, kuidas te arvate, kui palju nad valgustavad sõiduteed ees? No kuskil 12-15 meetrit, mitte rohkem. Siis nendega sõita on tegelikult sealt, kus on kott pime ja ei ole udune, siis põhimõtteliselt on täitsa mõttetu, et kuna tuleb sõita ka hästi aeglaselt. Et tegelikult ei ole valgustatud, mitte midagi valgustatud sõiduki ees ei ole. Ja? Et neid näiteks asulasisesel teel võib kasutada või välistel teedel siis, kui on tänavavalgustus on olemas. Vot siis neid saab kasutada. Aga muidu tuleb sõita hästi aeglaselt. Selge, nüüd vaadake, millised tuled on praegu põlevad. Mis tuled see on? All. Just vaatasime. Esiudutuled ja üleval on lähituled sisse lülitatud, et kuna neid kaugtulesid on natuke siis väiksemad ja nemad rohkem asuvad sõiduki keskel. Nii, lähituled ja udutuled. Kuidas te arvate, kas nii võib sõita? Et teil udutuled ja lähituled põlevad. Just rääkisime sellest. Võib. Võib küll. Aga neid võib kasutada mõlemad korraga ainult siis, kui on halb nähtavus. Jop, halva nähtavuse korral. Okei. Nii, kuidas te arvate, kui kaugele teie praegu näete siin sõiduteed? Kui kaugele teie näete?
Ja millised tuled on üldse kasutusel praegu? Tundub, et lähituled. Lähituled, ja kuskil 20-30 meetrit on nähtavus. No natuke peetlik sellepärast, et pimedas on väga raske arutada, et kui kaugel on praegu nähtav ja kui kaugel on objekt. Ja tegelikult praegu on tee valgustatud kuskil 40-45 meetrit. See sõidutulede põhiosa, lähitulede põhiosa valgustab sõiduteed kuskil 40-45 meetrit. Kuidas te arvate, kui kiiresti siis võiks praegu sõita, näiteks kui kiiresti teie julgete sõita praegu? 45-ga. 45-ga, nii, 45-ga, jah. Jah, võiks küll, jah, sellepärast, et lumi on maas ka. Et seda tuleb ka arvestada, et pidurdusteekond on päris pikk praegu, jah. Et tavalisest on kuskil 3 korda pikem, 3-4 korda pikem, kui on kuiva asfaldi peal. Kuidas te arvate, et mis juhtuks, kui järgmisel hetkel näeksite, et teel liigub näiteks inimene või on metsloom? Kui inimene, siis ma oleneb, kummal tee äärel ta on, paremal või vasakul, lähen temast siis mööda ohutult, ehk siis kaugelt, nii kaugelt kui võimalik, aga kui metsloom on, ma ei tea, siis ma jätan auto seisma, panen tuled kinni ja ootan. Ja suurepärane oleneb ka sellest, et kui kaugel see loom on, kui suur see loom, et mäletate, et siis, kui on väike metsloom või kui väike loom jookseb täpselt üle teie sõiduki ees, vot siit tuleb lihtsalt vabastada kõik pedaalid ja järsult pidurdada ei tohi. Nii, aga kui tuleb juba suur metsloom, näiteks mingi põder tuli sõiduteele, või on metssiga, et peate ikkagi arvestama, et metssead üksinda ei käi, et nemad lähevad alati mitmekesi üle teed, et ühe järgi näiteks teised võivad tulla, et tuleb kuidagi vältida seda otsasõitu. Oleneb sellest, kus kohas on inimene, et jälle üks asi, et tuleb aeglustada sõidukit ja peale seda juba tuleb otsustada, et kummal pool temast sõidate mööda, jah? Et võib ka juhtuda, et inimene võib liikuda ka sõidutee keskel. Seltsemees purjus peaga tuleb koju, jah? Nii, aga väga tubli, jah? Et juht peab viima kaugtuledelt lähituledele üleminekul sõidukiiruse vastuse uue nähtavusulatusse. Et kui teil muutub nähtavus, siis tuleb ka kas kiirendada või vähendada kiirust. No kiirendada mitte alati, et näiteks kui te soovite sõita aeglaselt, siis keegi ei saa teist nagu nõuda, et teie peate hästi kiiresti sõita. No iga kord, kui muutub nähtavus, tuleb ka aeglustada sõiduki. Et vaadake, et esituled on suunatud alla ja nende esitulede põhiosa valgustab teed umbes 40-45 meetri kaugusel. Kaugtuled on suunatud sõiduteega paralleelselt ja seepärast meie näeme sõiduteel valgustatud osa kuskil 100-150 meetrit kaugusele. Aga muidu kaugtuled hakkavad juba pimestama kuskil 300 meetri kaugusel. Kujutage ette. Et päris kaugel, jah? Et kui te tunnete seda, kui te näete, et vastuliikuv sõiduk hakkab teid pimestama, siis ta on kuskil 300-250 meetri kaugusel. Ja vaadake, kas suunatab natuke teistmoodi tuled, jah? Et kaugtuled on ühtlaselt, aga lähituled on nagu vasaktuli natuke väiksem, valgustab sõiduteed, aga parempoolne tuli valgustab natuke rohkem ja siis ta valgustab ka teepeenrat päris palju. Aga kuidas te arvate, mille jaoks seda on vaja? Mille jaoks on vaja
teepeenrat tuleb valgustada, parempoolse teepeenrat. Jaoks on seda vaja. Näiteks metsloomad, jalakäijad, et need tuleb ka valgustada, jah? Või ei ole? Tuleb küll, jah? Et tuleb valgustada. Nii. Ärge unustage ka seda, et meil on olemas ka tulede regulaator. Sõidukil on olemas tulede regulaator. Asub ta armaturlaual vasakul pool roolist vasakul pool ja natuke all. Et vastavalt selle, kui palju inimest teil on tagumisel istmel, et tuleb ka reguleerida tulede kõrgust näiteks, kui ta manuaalselt nagu käib. Et päris paljudel sõidukil on automaatselt juba tulede reguleeritakse, tulede kõrgust reguleeritakse. Kui on olemas selline regulaator, siis tuleb reguleerida või paigaldada seda regulaatorit vastavalt inimeste arvu tagumisel istmel või vastavalt sellele, kui palju on koormatud teie sõidu. Kuidas siis lülitada sisse kaugtuled? Kõige esimene tuleb tulede regulaatorid panna asemele, kus on joonistatud lähituled ja terve kang lükkame ettepoole, seda armaturlaua poole. Ja armaturlaual hakkab põlema mida? Mis värvi tuluke hakkab põlema? Sinine, täpselt nii. Vaadake palun praegu seda pilti ja ütelge, kas kaugtuled on praegu sisse lülitatud? Jah. Täpselt nii. Vot selline sinine tuluke annab meile teada, et meil on sisse lülitatud kaugtuled. Okei, nii, et igaüks või iga kord, kui meil tuleb vastuliikuva sõiduki juhiga kohtumine või me liigume sellisel teel, kus on vastuliikuja hästi lähedal, et asulavälistel teedel halva nähtavuse korral, kui meil sõiduteel puudub teevalgustus, võib kasutada kaugtulesid. Nii, ja kaugtuled hakkavad juba pimestama kuskil 300 meetri kauguselt. Et siis, kui te tunnete, et vastuliikuva sõiduki tuled hakkavad teid pimestama, paneme mõlemad lähituled ja kuskil 10-15 meetrit enne kohakuti jõudmist tuleb uuesti panna kaugtulesid. See on vajalik selle jaoks, et mitte pimestada vastuliikujad ja valgustada siis tugeva laterniga tee osa, mis asub paremal pool ja siis teie paremini ka näete, mis sealt vastuliikuva sõiduki taga toimub. Nii, nüüd vaatame järgmise pilti. Et praegu meie näeme, et tuleb vastuliikuja. Kasutame praegu lähitulesid. Vaadake praegu paremal pool teepeenral. Kas on mingi inimene või mingi objekt on paremal pool või inimene? Näete kedagi? No ei näe ju. Ei näe mitte kedagi, täpselt nii. Ja nüüd vaadake kuskil 10-15 meetrit enne kohakuti jõudmist paneme kaugtule. Ikka praegu meil on kasutusel lähituled. Nii, kas näete kedagi paremal pool? Kellegi jalad on seal? Jalad on ikka olemas ja vaadake, meie ei näe, mis seal tegelikult sõiduki taga toimub. Ja nüüd kuskil 10-15 meetrit enne kohakuti jõudmist paneme kaugtuled ja opa! Kes see on? Tädi. Inimene. Inimene küll ja vaadake, et inimene näeb meid ja ta arvad, et meie näeme teda ka. Aga tegelikult vastuliikuva sõiduki juhi tuled meid pimestavad nii, et meie põhimõtteliselt ei näe mitte midagi. Seepärast 10-15 meetrit enne kohakuti jõudmist tuleb sisse lülitada kaugtuled, et paremini näha, mis toimub vastuliikuva sõiduki taga ja paremal pool.
Nii, suurepärane. Siis, kui me teeme möödasõitu, et loomulikult enne möödasõitu, kui me läheneme tagant, siis tuleb kasutada lähitulesid, et meie juhuslikult ei pimesta ees liikuvat sõiduki juhti. Nii, peale seda võib vilgutada 2 korda kaugtuledega, et pöörata teda tähelepanu selle peale, et meie alustame möödasõitu ja alustame möödasõitu kasutusel lähitulesid. Jälle kohakuti jõudmisel või kuskil 5 meetrit või kuskil enne kohakuti jõudmist paneme kaugtuled sisse, et saaks paremini näha, mis toimub valgustamata sõiduteel. Nii, vaadake ja koheselt on jälle mingi tädi tuleb vastu ja kaugtuled ilusti valgustavad teda. Nii, ja peale seda, kui me sõidame mööda punasest sõidukist, võime edasi kasutada kaugtulesid. Tagasi saab reastuda. Tagasi reastuda saab ainult siis, kui tahavaate peeglis meie näeme vähemalt, no mitte vähemalt, aga mõlemad mööda sõidatava sõiduki tuled. Vaadake, siin on pildi peal. Tahavaate peeglis on mõlemad punase sõiduki tulesid. Ainult siis saab tagasi reastuda, et juhuslikult mitte ohustada mööda sõidatava sõiduki. Nii, siis kui meie liigume kurvis, kui liigume väliskurvis, siis vaadake, meie kaugtuled ei pimesta vastuliikujad. Vastuliikuva sõiduki juht liigub praegu sisekurvis ja seepärast ta on kohustatud kasutama lähituled, et mitte pimestada meid. Kui meie järgi liigub teine auto, tema peab kasutama lähituled, et mitte valgustada meie sõidukit ja sellega ja oma tuledega mitte pimestada meid. Siis, kui me liigume sõiduteel, kus on keskel olemas eraldusriba, kasutades esimesed sõiduradad, võime liikuda kogu aeg kaugtuledega, seejärel kaugtuled ei pimesta vastuliikujad. Aga siis, kui me jälle liigume kurvilisel teel, kui oleme kurves sisemisel rajal, siis tuleb kasutada lähitulesid, kuna kurvi peal meie kaugtuled võivad valgustada ja sellega pimestama vastuliikujad. Nemad, kes liiguvad väliskurvis, võivad mitte kasutada lähitulesid ja kasutada kogu aeg kaugtulesid. Nende kaugtuled ei valgusta meie sõidukit ja järelikult ei pimesta. Sõitval sõidukil peavad põlema pimedal ajal või halva nähtavuse korral ohutuled, kui üks lähituli ei põle. Nii, kuidas te arvate, kuidas me võime siis oma jalaga nagu edasi sõita või mitte lülitada sisse ohutuled, aga sõita edasi, kui meil on üks lähitule ei põle? Millised tuled veel saab kasutada lähitulede asemel? Esiudutuled võib kasutada lähitulede asemel ja siis saab sõita ka ilma ohutuled. Nii, ja ohutuled peavad olema sisse lülitatud, kui sõidukil tagumine ääretuli ei põle. Vähemalt üks tagumine ääretuli ei põle. Vot siis tuleb juba sisse lülitada ohutuled. Nii. Halva nähtavuse korral või pimeda ajal valgustamata teel peatatud või pargitud mootorsõidukil ja selle haagisel peavad põlema ääre- ja numbrituled. Asulavälistel teel tuleb lisaks kasutada ka ohutulesid. Aga selle järel ärge unustage, et tuleb välja lülitada tugevad laternid, näiteks lähi-, kaug- ja udutuled ja sõidukil peavad põlema ääretuled ja numbrivalgustuli ja siis ohutuled.
Nii, asulateel peavad sõiduki või peatatud sõidukil ei tohi põleda kaug- ja udutuled ega udutuled, välja arvatud juhul, kui udutulesid kasutatakse lähitulede asemel. Asulateel pargitud sõidukil ei tohi põleda lähi-, kaug- ega udutuled. Asulateel vasakul tee poolel peatatud sõidukil ei tohi põleda ka lähituled. Et kui peatatakse vasakul pool asulateel, siis neid tugevad laternid tuleb välja lülitada. Asulas võib ääre- ja numbritulede asemel kasutada mõlemal või liikluspoolselt sisse lülitatud juhul, kui liikluspoolseid neid parktuled. Kui mootorsõiduk ei ole üle 6 meetrit pikk ega üle 2 meetrit lai. Mootorsõiduk on ilma haagiseta. Nii, neid nõuded ei laiene peatatud ja pargitud sõidukile, mis asub teel, mis on valgustatud nii, et sõiduk on piisavalt kaugele näha, et sealt, kus on olemas tänavavalgustus. Et ei pea neid ääretulesid ja gabariittulesid ja kui ka neid parktulesid kasutada. Nii, väljaspoolt sõiduteel ja kattega teepeenrad. Asulas päris sõidutee ääres, kui on tegemist jalgratta, mopeedi või külghaagiseta kaherattalise mootorrattaga ja millele puudub aku. Loomulikult siis neid ääretulesid ei ole võimalus kasutada. Nii, ja kui sõiduk on pargitud ja peatatud õualal, et ei pea kasutama siis ääretulesid või parktulesid. Nii, sõiduteel, kus on ebaühtlane valgustus, et millised ohud on või millised ohud võivad tulla või mis ohudega on seotud on liikumine sellisel teel. No, kõige esimene, et sealt, kus on pimestatud koht, võivad olla kas takistused või on ebatasane tee või võivad liikuda näiteks metsloomad või on inimesed. Nii, järgmine, et pilt on jälle ebaühtlane, et ei ole võimalus mõnikord aastast eristada, et kui kaugel on objekt ja võib ka olla ka selline situatsioon, et on pimedas, on kuskil auto on peatatud. Jah, olete nõus minuga? Ja loomulikult silmad vaatavad sinna, kus on valgustatud koht ja koht, kus on vähe valgustus, siis nemad jäävad täitsa tähele panemata. Nii, hädapeatumine pimedal ajal. Ohutulesid peavad olema ja sisse lülitatud ohutusvest. Helkurid kaassõitjad peavad kasutama, kui nemad liiguvad kuskil sõiduteel palju paremini, siis kui on autol on mitu neid helkurvestid. Vajadusel ohukolmnurk sõiduteele tuleb panna siis, kui on sõiduk peatatud kuskil kurvi taga, sealt, kus haljastus piirab nähtavus. Ja üritades eemaldada autot sõiduteelt või remontides seda ära unustada, teise sõidukid ei tohi, et tuleb ikkagi arvestada, et teised sõidukid ka liiguvad sõiduteel, et nemad võivad liikuda liiga lähedal või on tähele panemata jäävad teie sõidukid või kaasreisijad, teie kaasreisijad, kes liiguvad kuskil sõiduteel, et tuleb alati
tagada ohutus sõiduteel ja siis, kui teie olete autojuht, siis peate ikkagi vastutustundlikult nagu asuda sõiduteel ja kontrollida, kuidas käituvad teised kaasreisijad. Halva nähtavuse korral või pimedal ajal tee liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat. B, C, D ja D kategooria mootorsõiduki juht peab halva nähtavuse korral või pimeda ajal asulevälistel teelede peatamise korral autost või traktorist sõiduteele väljumisel ja sõiduteel viibimisel kandma ohutusvesti. Siis, kui inimene ei kasuta ohutusvesti, ta on sõiduki juhi jaoks nähtav kuskil 40 meetri kaugusel halva nähtavuse korral või pimedal ajal, aga siis, kui inimene kasutab neid valgust tagastavad elemente või on helkurid või helkurvesti, siis tema on nähtav kuskil 150 ja mõnikord ka 300 meetri kaugusel. Kuidas käituda sõites sisse lülitatud kaugtuledega ja nähes ees jalgratturit? Kuidas te arvate, kas tuleb ikkagi lähituled panna või ei pea seda tegema? No võiks ikka lähituled panna, ma arvan. Võiks ikkagi lähituled panna, et mitte pimestada näiteks jalgrattajuhti, et kui jalgrattajuht tuleb teile vastu, siis võite teda pimestada. Kui jalgrattajuht liigub samas suunas nagu teie, siis läbi peeglit teie ka võite pimestada teda, et parem ikkagi sisse lülitada lähituled. Kuidas käituda, kui teid pimestavad vastu liikuvas sõiduki tulesid? Et kuhu tuleb vaadata? Kas paremale, parempoolse teepeenra tuleb vaadata või tuleb vaadata neid suured laternid? No ikka paremale alla. Nii, paremale vaatame. Aga kuidas te arvate, kas tuleb teavitada sellest, et teda tuleb pimestavad meid? Ja kuidas me sellest võime teavitada? Paneme ka korjaks, klikatame talle suure tulega. Vilgutame suure tuledega, et kaugtuledega vilgutame, aga mida teeme siis, kui tema ei pane lähitule? Aeglustame ja võtame paremale. Et võime vabastada gaasipedaali, sisse jäävad meil kaugtuled ja vaatame parempoolse teepeena. Et siin on väga tähtis, et me peame ka kontrollida seda koha, kus võivad liikuda väga kaitstud liiklejad. Nii, erinevad tuled valgustavad teed erinevalt. Halogeentuled, xenontuled ja LED-tuled. Et igaüks siis ostab sellist autot, mida võib osta. Nii, et kunagi meil oli halogeentuled, nemad valgustavad teed, aga nemad valgustavad natuke nõrgemad, siis järgmised tuled olid xenontuled, nemad on hästi tugevad tuled ja valgustavad juba natuke paremini, aga hooldust ja nende vahetus on hästi siis kallis asi. Ja LED-tuled on veel kallim versioon, aga vastupidavad on natuke siis rohkem, paremini vastupidavad ja valgustavad teed nagu ka natuke erinevalt, et nemad valgustavad iski paremini kui xenontuled, et igaüks siis valib seda tuled, mida ta võib nagu osta. Ainuke asi, et ise ümber ehitada mitte mingil juhul sõidukit ei tohi. Siis kui on sõidukil on juba tehase poolt paigaldatud halogeentuled, mitte mingil juhul ei tohi sinna panna xenon või LED-tuled või on vastupidi. Et muidu iga sõiduki valmistaja ikkagi näeb ette, et sõidukil peavad olema ainult vastavad tuled. Nii, et mõned tuled ka või varustatud sellise süsteemiga, mis koos rooli keeramisega suunab ka tulesid kas paremale või vasakule ja sellega teeb paremini valgustab sõidutee pinda, et kuhu
hakkab liikuma sõiduki juurde. Nii. No loomulikult, et kui olete võimeline, siis saab osta endale ka sellist sõidukit, mis on juba varustatud nagu mis ta on see öövaade režiimiga, et armatuurlaua keskel, teil on suure ekraani peal, on nähtav, kus kohas on pimedas valgustavad, liiguvad nagu suurema soojendusega nagu objektid, nagu soojendus nagu visioon. Et päris mugav süsteem, et annab võimalust teada saada, kus kohas on inimesed sõiduteel ja kus kohas võivad liikuda ka näiteks metsloomad, kuna nemad öösel, kui temperatuur langeb, et palju soojemad objektid, näiteks meil on temperatuur on 36,6, metsloomadel on veelgi nagu rohkem, kuskil 40 ja seepärast nemad on siis öösel on palju paremini nähtavad selle öörežiimi vaade ekraanil. Nii. Kas on mõned küsimused selle teema kohta?